Ma olin tegelikult enne koolitusele minemist WordPressiga tutvunud ja isegi ühe blogi sellega loonud. Ise arvasin, et võib-olla on juba oskused täitsa okeid ja natuke kartsin, et äkki koolitus, kui ta keskendub ainult sisu valdamise peale, võiks jääda lahjaks. Samas, kui ma koolitusele läksin, siis ma olin meeldivalt üllatunud, et tegelikult on selles nii palju erinevaid lisasid ja peeneid nüansse, mida ma oleks tavakasutajana kunagi ise leidnud. Ma sain hästi palju juurde teadmisi erinevate lisade kohta, selle kohta, mida nad teevad, selle kohta, kust neid otsida ja selle kohta, kuidas neid paigaldada. Ja väga hea oli see, et ma mitte ainult ei vaadanud seda slaidide pealt, vaid ma sain ka seda ise kohe proovida oma nii-öelda testlehekülje pealt. Lisaks oli minu jaoks hästi hea ja vajalik see, et me saime selle koolitusmaterjali koos videodega hiljem endale, et ma sain ka teadmisi selle kohta, kuidas seda WordPressi üldse paigaldada oma serverisse, sest siiani ma olin tegelenud ainult WordPressi kodulehel blogide loomisega. Koolituse käigus tekkis meil osalejatel siis nagu väikest viisi probleeme igasuguste nüansside ja igasuguste lehelisade paigaldamisega, aga hästi tore oli see, et koolitajad olid hästi abivalmid, hästi sõbralikud ja hästi kannatlikud kõikide meie murede ja probleemide lahendamisel. Usun, et algajale kasutajale, isegi sellisele, kes on seda WordPressi eelnevalt vaadanud, seda eelnevalt näppinud, kulub see koolitus igal juhul marjaks ära just nende lisateadmiste pärast.